Eesti inimesed on ainuüksi sel aastal kelmidele kaotanud üle 20 miljoni euro. See on suur hulk raha, aga veelgi olulisem on see, et iga summa taga on päris inimene, tema säästud, turvatunne, elu. Kelmused ei puuduta üksnes teisi. Need võivad tabada meid kõiki. Elari räägib täpsemalt, kuidas kelmid tegutsevad ja kuidas end nende eest kaitsta. Sulle helistab või kirjutab keegi, kes väidab end olevat pangast, politseist või tervisekassast. Ja siis öeldakse midagi, mis tekitab segadust või hirmu. Sinu kontol on kahtlased tehingud. Kohe on vaja PIN-koodid kinnitada. Muidu kaotad oma raha. Sellistes olukordades võib igaüks meist varitsuse kaotada. Ja just siis pettur ründabki. Aga tõde on see, ükski ametiasutus ei küsi kunagi telefoni teel sinu paroole ega PIN-koode. Keegi ei palu sul kanda raha turvalisele kontole ega üle anda oma pangakaarti võõrale inimesele. Kui miski tundub vale, siis ilmselt see nii ongi. Pane kõne kinni, hinga korraks, helista ise tagasi asutuse ametlikule numbrile ja räägi sellest, mis juhtus perele, sõpradele, kolleegidele. Kui jagasid kelmile oma andmeid, võta kohe ühendust pangaga ja teavita politseid. Kiire tegutsemine võib aidata raha päästa. Kelmuste vastu aitab kõige paremini teadmine ja jagamine. Kui me märkame ja hoiame üksteist, on petturitel palju vähem võimalusi kellelegi haiget teha.